eks selle kohaliku pärandi hoidmine hakkab ju tegelikult peale ka suuresti just nimelt omavalitsuse märkamisest, tähelepanemisest, planeeringutest. Et Sabina Kaukis ongi siis ühesõnaga ICOMOS Eesti või üldse ICOMOS-i liige, kes on siis ise hakanud muhulane Paenase külast ja kelle Eesti Kunstiakadeemias kaitstud magistritöö rääkis just nimelt kohalike omavalitsuste poolsest pärandihoiust ja ühesõnaga planeeringute osast seal. Et ma ei hakka rohkem su juttu segama. Sa ei saanud mikrofoni. Tere! Nüüd ma püüan siin ühe käega hoida mikrofoni ja teise käega juhtida seda slideshow'd. Püüame hakkama saada. Minu nimi on siis Sabina ja mul on hästi tore näha siin palju tuttavaid, kes siin Muhu saarel on mulle tuttavaks saanud. Ja loodan, et minu tänane ettekanne puudutab ka väga palju teistes Eesti piirkondades tegutsevaid ametnikke, sest see uurimustöö, millega ma alustasin umbes 10 aastat tagasi, ennekõike oligi suunatud kohalikele omavalitsustele, eesmärgiga siis mõtestada rohkem seda pärandikaitset, sest me teame, et Eestis on ka pärandikaitse hästi mitmekihiline. Meil on riiklik pärandikaitse ja meil on kohalik pärandikaitse ja siis meil on tegelikult ka selline inimesepõhine, kogukonnapõhine pärandikaitse. Ja ma olen selles mõttes kraadiga muinsuskaitse, aga igapäevaselt ma tegelen samuti kohaliku omavalitsuse tasandil pärandiga, vaatan alates planeeringutest, ehitusprojektidest kuni nõustamiseni. Ehk et see on ka minu igapäevane töö ja ma tean neid reaalseid valukohti päris hästi ja lisaks olen ma ka siis selle nii-öelda vanamaja õnnelik omanik, kes teab kõiki neid muresid iga oma keharakuga. Et nii palju kui sa annad, nii palju kui sa sealt majast välja saad, et tegelikult see on hästi tore protsess olnud ka siin Muhu saarel juba üle 20 aasta. Ja nüüd, kui ma lähen selle oma teema juurde, mis siis puudutab kohalikke omavalitsusi, siis minu jaoks kõige olulisem küsimus on see, et miks meil üldse on vaja kaitsta pärandit läbi planeeringute, miks me seda teeme. Ehk see on see nagu mõtlemise koht, ja siis ma panin ühe slaidi peale selle sama, mille võib-olla juba Ave mainis, et see pärandi mõju on palju suurem, kui me võib-olla esialgu seda märkame või et see kasu, mida me pärandi määratlemisest, mõtestamisest saame, on väga suur ja see puudutab nagu väga erinevaid valdkondi ja nagu me teame, see planeeringute süsteem ehk see jätkusuutlikkus ja see, et üks asi on, loodus on seotud majandusega ja majandus on seotud sotsiaalsete aspektidega, et need on kõik omavahel nagu seotud. Et kui ma neid planeeringuid hakkasin 10 aastat tagasi nagu uurima, siis oli juba sel hetkel näha, see oli ennem siis tegelikult haldusreformi, et mõndades üldplaneeringutes see pärandikäsitlus on meil hästi formaalne. See tulenes sel hetkel ennekõike Muinsuskaitseameti poolsetest sisenditest. See pärand oli seal nii-öelda nimekirja põhine, võib-olla hoopis kuskil kaugetes lisades, ehk et ei olnud seda sisuliselt omavalitsuse poolt üldse mõtestatud. Ehk et sellest tulenevalt ongi minu jaoks kõige olulisem, miks me teeme seda, miks me pärandit käsitleme planeeringutes. Et see ei ole formaalne kohustus, mis tuleneb planeerimisseadusest, vaid see on kohalikul omavalitsusel, eriti kui ta asub kuskil nii-öelda tõmbekeskustest võib-olla väljas või maadleb selliste regionaalsete suundumuste käes, kus rahvastik väheneb ja maaelu nagu hääbub, et pärand on see üks variant või üks meede, mis aitab meil võib-olla neid teisi sektoreid ja valdkondi ja inimesi tõmmata ja muuta seda piirkonda atraktiivsemaks. Ja
ja nagu ma mainisin, siis tõesti ma alustasin selle teemaga umbes 10 aastat tagasi ja tänase ettekande raames ma püüdsin vaadata just selliseid uuemaid üldplaneeringuid, et kuhu suunas me oleme siis selle 10 aastaga liikunud, et kuidas see haldusreform on, et pärandikäsitlusele võib-olla mõjunud üldplaneeringutes. Ja siin on üks kaart, kus meil siis sellised kehtivad üldplaneeringud on välja toodud ja ma mõtlesin, et ma ei hakka nüüd konkreetselt välja tooma, kelle planeeringuid ma vaatasin, aga mis ma selle üldplaneeringute kontekstis võin tõdeda aastal 2025, et põhimõtteliselt meil on samad probleemkohad, mis olid peaaegu 10 aastat tagasi. Siin ei ole väga suuri muutusi olnud ja endiselt, kui te tahate lugeda planeeringuid, siis ma soovitan lugeda erinevate konsultatsioonifirmade planeeringuid, et saada aru, millisesse äärmusesse üks või teine läheb, et planeeringud on endiselt väga sellise planeerijate või konsultantide nägu. Et piisab, kui loete ühe Artes Terra, ühe Hendrikson Co ja ühe Skepast ja Puhkimi planeeringu ja siis teil on see nagu pilt olemas. Ja kui me vaatame neid planeeringuid, siis kohalik kultuuripärand, et üks asi on see, mis meil seadus ütleb, et meil on seal miljööväärtuslikud alad ja väärtuslikud üksikobjektid ja väärtuslikud maastikud, aga siis on veel nagu üldplaneeringutes tihti rida nagu muid toredaid asju, mis selle kohapõhise ruumi loovad ja mis on omavalitsusele väga tähtsad ja tihti need ilusa vaatega alad või vaatamisväärtused või turismiobjektid, mis on tegelikult ka üks osa kultuuripärandist. Need on siis need, mis on just nagu omavalitsuse poolt võib-olla välja mõeldud ja pakutud sinna planeeringusse. Aga need, mis on miljööväärtuslikud võib-olla alad ja väärtuslikud üksikobjektid, need tihtipeale tulevad hoopis mingitest alusuuringutest, nad võivad kattuda. Aga neid kategooriaid on siiski päris palju. Ja nagu eriti just Muhus või Muhu valla üldplaneeringu kontekstis seda kohalikku kultuuripärandit muidugi mõjutavad just need ehitus- ja maakasutustingimused. Siin on mul veel üks slaid sellest, kui palju on siis tegelikult kohalikul omavalitsusel seda pärandit, mis võib-olla tuleks planeeringutes välja tuua või mis seal on või millele tasuks mõelda ja need hallid pallikesed on siis ennekõike siis tulnud Muinsuskaitseameti poolt aastaid juba tagasi tehtud alusuuringutest. Siin on ka üks väljavõtta vist oli Saaremaa üldplaneeringust ja üldjuhul, kes pikka seletuskirja lugema ei hakka, siis need erinevad kategooriad, on nad siis turismiobjektid, vaatamisväärsused, väärtuslikud üksikobjektid, ajaloolised monumendid, need on siis toodud ka meil planeeringute põhijoonistel välja. Nii, siin on 2 fotot. Võib-olla muhulased teavad, kus need pildid on tehtud. Üks on siis tehtud Koguval. Koguva küla, nagu me teame, seal on siis suur kontsentratsioon riiklikke mälestisi. Ja teine pilt on tehtud siis Paenasel, mis tegelikult üldplaneeringuga ei ole ei miljööväärtuslik ala, sest meil on terve saar olemuselt miljööväärtuslik. Ehk 2 erinevat küla ja tegelikult need probleemid, millega me igapäevaselt kokku puutume, on ju ühed samad, et on erinevaid kihistusi, on rikkaid, on vaeseid, on suvitajaid, on aastaringselt elavaid inimesi. Aga kui me nendes külades käime, siis ega me seda ju, me ei märka, et üks on nagu riikliku kaitse all olev piirkond ja teine on lihtsalt
ütleme siis Põlisküla, millel on üldplaneeringus nii-öelda üldises pildis, seal meil ei ole Muhu valla üldplaneeringus neid Põliskülasi otseselt nagu välja toodud ja Muhu valla üldplaneering tegelikult ei määratle konkreetselt miljööväärtuslikku alasi. Et selles mõttes on see kindlasti nagu suures plaanis nagu erinev üldplaneering võrreldes teiste üldplaneeringutega. Nii, siin on üks pilt Igakülast, tegemist ei ole miljööväärtusliku alaga, on üks lihtsalt Põlisküla. Kes võib-olla on kaugemalt ja vaatavad meid veebis, siis Muhu saar on tõesti sii, et kui siit võib-olla kiiruga läbi sõita sinna Saaremaa poole, siis ega neid vanasi Põliskülasi, Sumbkülasi väga ei märka, aga neid selliseid koguvalaadseid külasi on Muhus päris mitu. Ja noh, et kui me nendes ringi käime, siis tegelikult seal on väga palju sellist, mida me näeme võib-olla koguvas Muhu muuseumi ümber ja territooriumil jalutades. Siin on, tegin see nädal veel mõned pildid Igakülast, Paenaselt, Külasemast. Ükski nendest hoonetest ei ole nii-öelda määratletud kui väärtuslik üksikobjekt või siis miljööväärtusliku alasse kuuluv objekt. See on täiesti iga päev. Et siis, kui me veel vaatame neid üldplaneeringuid, siis kuidas seda kohalikku pärandit siis täna aastal 2025 üldplaneeringutes kajastatakse. See on endiselt väga killustatud, nagu ma ütlesin, neid kategooriaid seal, mis moodustab tegelikult selle nii-öelda piirkonna eripära või identiteedi või kohatunnetuse. Neid on hästi palju, neid erinevaid kategooriaid ja neid punkte, neid reegleid või ütleme siis või tingimusi või soovitusi me peamegi erinevatest peatükist tihtipeale nagu otsima. Ja ma tõin siin välja võib-olla need olulisemad asjad, mis endiselt on siis või ongi planeeringutes toodud. Ühed on need üldised ehitus- ja maakasutustingimused. Peaaegu igas planeeringus, kus on sellist maalisi piirkondi, on välja toodud see klassikaline klausel või lause, et uushoonestuse kavandamisel me peame jälgima seda asustusstruktuuri ja lähtuma uushoonete planeerimisel ajaloolistest mahtudest ja väärtustama sellist ajaloolist keskkond, see on peaaegu igas planeeringus sees. Siis juhised rekonstrueerimisele, laiendamisele. Siin on juba niisugused variatsioone rohkem. Ja meil on tõesti planeeringuid aastal 2025 ka vastu kehtestatud planeeringuid, kus ikkagist on ka soojustusnõuded välja toodud, tööprojekti nõuded on välja toodud, materjalikasutused on väga täpselt välja toodud. Ja teisalt on ju selliseid planeeringuid, kus öeldaksegi, et soojustamisel tuleb pöörata tähelepanu välisilmele, tuleb tagada proportsioonid ja siis sobib see välislahendus. Ja materjalikasutus ka on enamus üldplaneeringutes ikkagist toodud, et tuleb väärtustada piirkonda sobivaid ehitusmaterjale, sest et kas või katusemaastike puhul, see tegelikult on väga oluline osa see külamaastikust ja katusekatte materjalid on ka sellised, mis siis tõesti toetavad seda piirkondlikke eripära, traditsioonide jätkamist ja ehitusvõtete siis nii-öelda edasikandumisest. Siis juhised piirdeaedadele haljastuse osas ka väga standardsed laused on enamus üldplaneeringutes sees. Külatänavate ja teede kohta on ka üldjuhul soovitused antud. Vabandust. Et minu jaoks külateed ja tänavad ka näiteks Muhu kontekstis, ta on küll üldise klauslina ära toodud, aga ikkagi see nii-öelda aastasadade jooksul välja kujunenud
teedevõrgustik, mida me jälle maanteelt kuidagi ei näe, aga mis ühendavad neid vanu põliskülasid, nendega on ikkagist probleeme. Kas kerkib mõni abihoone sinna keset põmmteed või kaob see ära suuremate raiete puhul, et seal on kindlasti sellist arenemisruumi. Siis juhised tehnosüsteemidele ja päikeseparkidele. Need mõjutavad maalisi keskkonda, need mõjutavad seda vaadeldavust päris palju ja üldjuhul, mida uuem planeering, seda täpsemini need nõuded või tingimused on seal välja toodud. Ja hoolduse küsimused, vaadeldavuse küsimused, need on ennekõike siis just väärtuslike objektide või turismiatraktsioonide või ilusa vaatega alade. Need on ka sellised klassikalised laused, mis üldplaneeringutes on üldjuhul ära toodud. Ja siis, nagu ma siin natuke aega tagasi ütlesin, on sellised üldplaneeringud, mis põhimõtteliselt eeldavad miljööväärtuslike hoonete rekonstrueerimisel tööprojektide esitamist. Siis on planeeringuid, kus on toodud välja kohaliku omavalitsuse just kaalutlusõigus, et ka nende hoonete puhul, mida ei ole võib-olla väärtuslike üksikobjektide või miljööaladena määratletud, et on suuremad õigused kaasata eksperte projektide hindamisse. Et sellised asjad on ka planeeringutes tihtipeale välja toodud. Siin väikses kirjas on toodud lihtsalt mõned väljavõtted võib-olla, mis võib-olla iseloomustavad seda tänast võib-olla seda konservatiivsemat siis suunda, et on planeeringuid, kus rõhutatakse väga palju selle algsele välisilmele. No taluarhitektuur on nii nagu käsitöögi, ta pidevalt muutub, pidevalt areneb, et see algne välisilme on selline väga suhteline mõiste, aga kui me selle planeeringusse kirjutame ja tuleb selline ametnik, kes võtab oma tööd väga sõna-sõnalt, siis ikkagi selle algse ilme säilitamine ja nõudmine ja algse ehitusmahu nõudmine, no need on küllaltki sellised, et kas tekitavad võib-olla aastal 2025 küsimusi. Et kui me juba planeeringus ütleme, siis me tegelikult kohaliku omavalitsusena peame ka selle tagama selle nõude. Siis mulle meeldib see, et taastada selle ühes planeeringus oli päris mitu miljööväärtuslikku küla ja peaaegu igas külas tuleb üks tuulik taastada. Seal ei olnud kirjutatud, kas see võib olla majutusasutus või peab see vilja jahvatama, aga mulle meeldis see suurem pilt, et minu meelest tuulikud ka Muhu maastikul võiks neid palju rohkem olla. Ja ka külakaevude taastamise nõue oli. Siis nagu ma ütlesin, et on ka selline klausel, et põhimõtteliselt sa hooned laiendada ei saa, sest sa pead säilitama selle hoone ehitusalase pinna. No läikivat sinkplekkatust pole ühe planeeringu kohaselt lubatud, nagu kes teab, siis ikkagi seda õiget sinkplekkatust läigibki mingid aastad, et selleks, et seda värvida. Väikeste ruutudega aknaid nõutakse. Siis iseenesest on omavalitsustel õigus siis miljööväärtuslikul aladel nõuda detailplaneeringuid ja siis on ka selliseid planeeringuid, kus rohkem on käsitletud seda teedevõrku, et just, et kui me anname projekteerimistingimusi, mis ajaasus on tavaline nii-öelda võtta, et kuidas siis seda külateede ja milline on omavalitsuse õigus üldse neid läbipääse, kas muuta siis avalikuks kasutamiseks või siis eraldi üldmaaks. Ja katuskalded on ka selline põnev teema, mis ma vaatasin peaaegu igas üldplaneeringus samamoodi nagu hoonete kõrgus. Et kui me maalistes piirkondades või hajaasustuses või küla keskkonnas ongi üldjuhul lubatud, siis 1+ viilkatus. Et siis et teatud kohtades on ka abihooned, peavad olema kõik teatava siis kaldega.
ehk siis selliseid kastist moodulmajasid ei lubatagi tihtipeale üldplaneeringu kohaselt miljööväärtuslike küladesse panna. Ja nagu me teame kõik, siis alla 20 ruudused hooned üldjuhul peavad ka vastama siis üldplaneeringule, et peaks siis ka neil olema see vilgatus. Muus on see lahendatud näiteks siis natukene leebemalt, et meil garaaži puhul ei pea tegelikult olema vilgatust. Nii. Ja nagu ma võib-olla suures pildis jälle olen võib-olla neid asju juba puudutanud siin oma ettekandes, aga need on need väljakutsed, millega see kultuuripärandi nagu määratlemine ja kaitsmine ja väärtustamine ka igapäevaselt tegelikult kokku puutub ja see on täiesti see sõltub ikkagist väga kohalikust omavalitsusest, kus see piirkond asub ja nendest regionaalsetest erisustes, et nagu Raida mainis, õnneks Muhu vald on selline atraktiivne keskus, kus meil ei ole suuri probleeme sellega, et talukohad jäävad tühjaks ja maapiirkonnad on välja suremas, aga me teame kas või taluarhitektuuri kontekstis, et kõige nii-öelda pärandit lõhkvam see, kui hoone jääb tühjaks ja seisma. Aga õnneks muus seda probleemi ei ole. Ja ka haldusreformi ju üks eesmärk oli ka see, et need planeeringud võib-olla aitavad paremini seda kohalikku arengut suunata ja need planeeringud võib-olla muutuvad sisulisemaks, siis pärandi osas uutes planeeringutes on suht üks-ühele need võetud üle vanadest planeeringutest, et siinkohal võib-olla need asjad ei ole palju sisulisemaks muutunud 10 aastaga vähemalt. Ja huvide ja väärtuste konflikt, see on alati kaasneb pärandi kaitsmise ja väärtustamisega, et sellel, kellel on vana, seda puut ja kellel on uus, väärtustab rohkem vana, täiesti tavaline. Ja eks see kehtib ka võib-olla selline kohaliku omavalitsuse poolt vaadates, et me näeme siin küll, et siin mingi vana maja on, tõenäoliselt on küll mingi rohkem kui 100 aastat vana, aga ta on ju kole ja lagund, et tahaks ikka siia midagi seda uut ja moodsat. Et võib-olla ei nähta igas sellises vares seda potentsiaali, mis ta võiks olla ja kanda edasi pigem seda kohalikku, seda erilist, miks ta on sinna üldse tekkinud ja miks ta seda kohta nii eriliseks muudab. Siis majanduslikud põhjused ja remondivõlg, see on taluhoonete puhul, nii taluhoonete puhul kui ka muude vanade hoonete puhul ka üks selline tavaline, et me ei saa rääkida profiililaudisest ennem, kui tegelikult pole normaalseid sanitaarseid tingimusi. Et see kehtib nii mälestuste puhul kui ka miljööala hoonete puhul või väärtuslike objektide puhul. Siis inimeste teadmiste oskus. Mina näen ikkagi seda, et meil need elementaarsed oskused hakkavad ära kaduma, sest selline me tellime võib-olla tihtipeale kõike ja ise ei tule selle peale, et seda kroofi sinna sookli vahele panna, et sellised elementaarsed oskused on kadumas. Ja võib-olla selline hea peremehelik lähenemine on see, millele tasuks rohkem tähelepanu pöörata ja jätkuvalt sellised koolitused ja materjalid tootmine on tegelikult võib-olla see, millel tuleb endiselt tähelepanu pöörata, et kõike ikkagist veel YouTube'ist ka ei saa. Siis ma veel, võib-olla mis on ka oluline, võib-olla selline ehitusseadustikust tulenevad nõuded, et ma näen, et omavalitsused selliste lähenevad väga erinevalt näiteks hoonete soojustamisele. Et ma puutun ka mõnevõrra oma tööalaselt kokku näiteks KredExiga, et on omavalitsusi, kes ütlevad, et soojustamine pole üldse selline asi, mille pärast nemad projekti küsiksid või tahavad projekti näha või see on iga inimese oma asi, aga kui me teame, et meil on selline nii-öelda võib-olla ümarpalkidest hoonet, millel on madal rookatus, et kui me hakkame seda soojustama,
et kuidas siis see tulemus oleks nagu võimalikult nagu hea. Aga kui öeldakse, et tee ära esita projekti ja ma ei kaasa sinna võib-olla spetsialiste, siis tulemus võib-olla on selline, kuidas võib-olla see tulemus ei ole kõige parem. Ja samamoodi võib-olla kehtib ka tehnosüsteemide puhul, et kohe näete ühte näidet, aga kõik tehnosüsteemid on üldiselt nõuavad ehitusprojekti ehk nad käivad kohaliku omavalitsuse poolt või omavalitsuse ametniku laualt läbi ja omavalitsuse ametnikul on väga suur roll öelda, et kas see sobitub sinna keskkonda või ei sobi. Ja üldjuhul sõltumata sellest, kuidas planeeringut on sõnastatud, on neid aluseid, kuidas kohaliku omavalitsuse ametnik saab suunata seda projekti sinna poole, et ta sobituks keskkonda. Ja muidugi väljakutsed on see, et kui me täna kehtestame planeeringu, siis me teame, et see sama üldplaneering sisuliselt võib kehtida 30-40 aastat. Me ei tea isegi, et ta küll läheb nii-öelda uuendamisele valimisjärgselt, aga sisulisi muudatusi sinna ju ei tehta. Et me ei tea, mis tehnoloogiat meil on näiteks 10 aasta pärast. Ja samamoodi näiteks, kui praegu ehitusseadustik annab, siis loob nagu leevendusi miljööväärtuslikele aladele ja väärtuslikele üksikobjektidele ja muinsuskaitseobjektidele, et seal energiatõhususe nõudeid ei rakendata, siis me tegelikult ju ei tea, milline see seis seadusandluses on nagu 10 aasta pärast, et näiteks kui minul oleks praegu nii-öelda väärtuslik üksikobjekt, siis täna ma saaks teatud nagu leevendusi, aga kuidas see nagu olukord on 10 aasta pärast, seda me täpselt nagu ei tea. Ja nagu ma ütlesin, et ametniku roll ja kaalutlusõigus, et see on see, millele ma tahaks ise nagu ametnikuna rõhku seada, et tihtipeale kohaliku omavalitsuse ametnik, kes tegelevad ehitusõiguste andmiste projekteerimistingimustega, nad lähtuvad väga numbritest, mis on üldplaneeringutes toodud. Aga üldplaneering, üldjuhul see seletuskiri annab palju laiemad võimalused selleks kohaliku pärandi kaitse nagu kohaldamiseks ja inimeste suunamiseks, et me ei pea lähtuma ainult kõrgusnumbrist, täisehituse protsendist ja mõnest veel numbrist, vaid ikkagi lähtuda sellest sisulisest seletuskirjast. Ja ametnikele ma kindlasti soovitan lugeda teisi üldplaneeringut, et saada aru, kas see, mis meie omavalitsus on kehtestanud, kas see on liberaalne, kas see on konservatiivne, saada häid ideid teistelt omavalitsustelt, mis toimib, mis ei toimi, kus tekivad need suuremad nagu konfliktkohad, et ka inimeste, kes tulevad näiteks, räägime konkreetselt Muhu valda, ostab kinnistu, soovib ehitada sinna midagi, palutakse, et esitage siis selline asendiplaan, et mis te sinna tahate, kuhu te umbes midagi maja tahate, kõik ongi väga hästi. Ja üldjuhul see inimene ei tulegi selle peale, et ta võiks veel saada paremini, et ta vaataks kitsenduste kaartit, et meil on siit jooksevad külateed, et milline on see kontaktvöönd, et inimene ise ei tule selle peale, et see on tegelikult ametniku roll. Nii, Elo tahtis midagi kiirelt. Jah, kohe. Ja, kas saaks paremini? No ma arvan, et saaks paremini. Saaks paremini. Lihtsalt mul endal jäi silma ja need paneelid ei ole ainult esiküljes, vaid on 4. küljes ja see. Ja tegemist ei ole jälle väärtusliku üksikobjektiga, aga endine mõisa hoone koha peale ehitatud 1940 valminud kool, mis täna kuulub Eesti Kunstiakadeemiale ja mina, kui me seal maalilaagris oleks, siis mind nii häiriksid need paneelid. Saab kindlasti paremini. Ja tegelikult need punktid ma juba rääkisin eelmisel slaidil ära, ja ma ütlen veel omavalitsustele seda, et kohaliku pärandi kaitse ei saa sõltuda ainult üldplaneeringust.
et seal on kindlasti väga palju teisi meetmeid. Ma olen lugenud ka arengukavas ja üldjuhul pärand arengukavasse enam edasi ei jõua. Et ta on üldplaneeringus, tuleb sealt nii-öelda planeerimisseaduste kohustuslikest punktidest, aga edasi ta arengukavadesse väga ei jõua. Et sellest mul on kahju, omavalitsustel võiks olla mingi visioon ja suundumus ja omavalitsused saavad selles osas palju tööd ära teha, ilma et see nõuaks väga suuri materiaalseid kulutusi, sest nagu me teame, pärand on selles mõttes sekundaarne, et sinna kunagi ei jätku raha. Aga jah, ja eeskuju on hakkav omavalitsuse soovid tunnustada hästi restaureeritud, rekonstrueeritud hooneid, uusi hooneid, mis sobituvad keskkonda, kui see on oluline või kui kellegile kuulub mingi väärtuslik üksikobjekt ja kui inimene hooldab seda ja tagab ka ligipääsu nii-öelda teistele, siis tuleks seda ikkagist tunnustada, sest see on ikkagist nakkav ja ikkagist me kõik tahame olla naabrist paremad ja hea eeskuju. Ja siis, mis ma veel... Paar olulist punkti, mis võib-olla igapäevaselt planeeringuid puudutab, on see, et lammutamise teema. Et tihtipeale on planeeringutes sees, et risustavad ja mitte sobivad hooned tuleb lammutada, kuid seal ei ole mingeid täiendavaid tingimusi. Ehk siis, kui jälle on tegemist sellise võib-olla eelmise sajandi vahetusse jäänud hoonega, siis mõeldakse, et see on nagu vare, et selle võiks lammutada, aga siin võiks ka omavalitsusel olla suurem roll. Ja tegelikult ka ehitusseadustik ütleb, et kõiki hooneid, mis lammutatakse, mis on vanemad kui siis tänaseks siis enne 65 aastat, et siis need peaksid olema nii-öelda koostatud ka ajaloolised õiendid nende kohta, kus on siis ajalugu fikseeritud ja võib-olla väärtuslikud detailid, mida suunata taaskasutusse. Et kõik lagunevad hooned ei risusta maastikku, vaid mõned lagunevad hooned võiksid saada ikkagist teise võimaluse. Ja ka see energiatõhususe teema ja materjaliringluse teema võiks siis olla ka need, millele siis saaks selle pärandi kontekstis nii-öelda tähelepanu pöörata. Aga see oli minu selline ülevaade siis enam-vähem tänasest seisust, et ma ütlen, et tegelikult väga palju pole muutunud, planeeringud on erinevad ja kohalikel omavalitsustel ja ametnikel on väga suur roll sisuliselt aidata kaasa nagu pärandi hoidmisele ja väärtustamisele. Aitäh, aga nüüd ma tahaksin anda sõna ka publikule. Siin kindlasti on küsimusi või kommentaare Sabina jutu peale. On soovi? Äkki ütled ka, kes sa oled? Ja, tere, mina olen Kaja Lotman Keskkonnaametist. Et väga huvitav oli kuulata seda põhjalikku tööd, mis te tegite planeeringute uurimises, et see ongi aeg-ajalt väga oluline teha selline vahekokkuvõte, et mis toimub. Ja kohe tekkis mul küsimus, tõite välja 3 konsultantfirmaat, et kuidas teile kui kõrvaltvaatajale eksperdile tundub siis, millises järjekorras need firmad siis asetada pärandis mõttes, et millised firmad olid paremad, millised kehvemad, lihtsalt teadmiseks, sest see on hästi oluline. Ja teiseks, kas te oma töös uurisite ka, milline roll on volikogul selliste planeeringute koostamisel, kas on poliitiliselt läinud kergelt läbi või on siiski vaidlusi tekkinud, kas seda osa ka uurisite? Aitäh! Tänud küsimuse eest. Nüüd lähme sinna võib-olla selle küsimuse esimese pooleni, et ma tegelikult tahaks olla väga neutraalne. Aga tõesti, kui keegi hakkab lugema neid, siis ma ütlen kindlasti kõige täpsem, võib-olla isegi liiga täpne pärandikäsitlus on Artes Terra planeeringutes ja siis oli muidugi ridaga niisugused väiksemaid planeeringu koostajaid ja tihtipeale ju omavalitsustel on ka väga suur roll nii-öelda planeeringu kokkukirjutamisel. Aga võib-olla Skepast ja Puhkim oli jälle kõige selline üks-ühele, et ma ei näinud väga suurt erinevust, et kas on aastal 2015 või 2025.
Aga noh, ma ütlen, et täna selle ettekande raames ma vaatasin umbes 4-5 planeeringut, et kindlasti seal see ei ole mustvalgelt nüüd praegu. Ja eks omavalitsuse roll on tõesti, kas ta vaatab need nii-öelda vanad inventeerimised või selle Muinsuskaitseameti sisendi sisuliselt läbi või pannakse see lihtsalt nii üks-ühele sinna, et kuskil lisas on need vastavalt inventeerimistele need andmed. Ja teine, see volikogu teema, alati see planeering, eriti kunagi see miljööalade kehtestamisel on ju igasuguseid madinaid olnud ja mitte ainult volikogu tasandil, vaid ka külainimeste tasandil, et kas sa tahad, et see piir jookseb siit või kas me teeme suure ringi selle küla kohta. Et nagu ma ütlesin, pärand on alati see, mis tekitab neid vaidlusi ja seal on alati see väärtuskonflikt, et ma nüüd arvan, et otseselt nüüd võib-olla volikogu taha ükski nagu pärandi käsitlus ei ole tänapäeval enam seisma jäänud, sest et oluline on ju mõtestada see, millest ma algasin, et see pärand on kui võimalus omavalitsusele, mitte kui tüütu kohustus, et ma nüüd et tegelikult ja omavalitsus peaks ju aitama inimesi ja läbi selle siis toetama seda kultuuri väärtustamist ja just selle nagu selle eripära säilimist, et see on oluline. Olgu, veel Tõnu Sepp. Tõnu Sepp, Saaremaa muuseumi projektijuht ja ütleme nii, et muinsuskaitsega ka aastakümneid ikkagi seotud olnud. Eelmine kõneleja tekitas minus küsimuse või õigemini tuletas meelde ühte probleemi. Muinsuskaitse või pärandikaitse ja looduskaitse on nagu 2 naabrikoera, teine teisel pool aeda ja auguvad ka teineteise peale. Et kui palju nüüd planeeringutes tegelikult on suudetud reaalselt vaadata neid asju üheskoos, et ei oleks sellist situatsiooni, et ühe lehekülje peal nõutakse pärandi kaitsmist ja teise lehekülje peal nõutakse looduse kaitsmist, aga mingis kohas ikkagi keegi peab järgi andma. No selles mõttes, et võib-olla ei oskagi siin nii konkreetselt nagu planeeringute kontekstis nüüd seda välja tuua. Minu meelest jälle see teema, et loodusväärtus ja otseselt siis nii-öelda materiaalne võib-olla kultuuriväärtus, nad on omavahel seotud. Maastikud on seotud, see kujunemislugu, millised hooned meil on, millised materjalid, kas nad on seotud. Aga ma ütlen, et nad ei ole planeeringutes üldjuhul jälle sisuliselt läbi nii-öelda põimitud. Et meil on need ilusa vaatega alad, võib-olla mingid looduskaitsealad, mis on hoopis teise seadusega nii-öelda kaitstud. Ega neid välja väga ei tooda või kui meil on terve Vilsandi rahvuspark, siis öeldakse, et see on looduskaitseala, aga me tegelikult üldse planeeringus võib-olla seda sisulist olemust, tegelikult see võiks olla seal ka nagu välja toodud, et öeldakse, et see on teise seadusega kaitstud või nii nagu Koguva külas kõik on mälestised, see on hoopis teine seadus, seda me siin üldse nagu ei käsitle, et see killustatus on minu meelest ikkagi endiselt seal nendest planeeringutest alles, sest selle läbi põimumine, et nagu need on need ilusa vaatega alad, millel on kultuurilise ajaloos väärtust, nad ongi täiesti oma rubriik ja siis tulevad miljööväärtuslikud alad. Samas nagu, et see sisuline võib-olla kokkuviimine on ikkagi veel see, kuhu suunas võiks areneda, sest et inimene tuleb jälle Muhu valda. Ta tahaks lugeda, saada tervikliku pildi sellest vallast, siis on ikkagi tema jaoks natuke segane, sest et kus ta nüüd neid tingimusi iga rubriigi all on erinevad, et need ei ole kokku põimitud. Aga ma tahaks sellist võib-olla selget nägemust. Et jah, muidugi on ilusad laused, et kohaliku selle eripära moodustabki need maastikud ja loodus ja külaarhitektuur, aga kui me sisuliselt läheme võib-olla kaitse- ja kasutustingimuste juurde, et siis need on küllastki killustatud või siis viidataksegi hoopis teisele seadusele. Ma annan kiire küsimuse jaoks siia veel sõna, aga ma ütlen, et pärast saame võtta kõik arutelu ja küsimused veel kokku. Me oleme lihtsalt ajakavast maas.
Tarmo Elvista, Säästva renoveerimise infokeskus. Tahtsin küsida, Tallinnal, Tartul on lihtne, tegeletakse miljööaladega, aga mis pakud või soovitad, kuidas väiksemad omavalitsused, kes nõustaks omavalitsusi? Siin oli juttu, et planeering on olemas, tore planeering üksi ei tööta, et on need piiripealseid lahendusi, alati küsimusi, et teemaga rohkem tegelenult, kes peaks aitama omavalitsusi nende miljööväärtuste kaitsmisel? No, esiteks võiks see olla Muinsuskaitseamet, kes ju tegelikult ei vastuta ainult riikliku pärandi eest, vaid kogu võib-olla kultuuripärand ja ma arvan, et see nii-öelda kohalike omavalitsuste nii-öelda koolitamine hakkab ikkagist riiklikul tasandil, et meil tekiks nii-öelda hea põhi, millelt edasi liikuda. Et ma saan aru, omavalitsustes on ju tihti ka niimoodi, et meil ehitusprojekte vaatab läbi üks spetsialist, kes tegelikult töötab mitmes osavallas, ta võib-olla ei olegi otseselt üldse seotud selle sama nii-öelda omavalitsusega, et ta lähtubki väga sellest numbrilisest nii-öelda lahendusest, see, mis me kogu aeg oleme teinud, võtame selle eelmise projekteerimistingimused avalduse alla ja teeme selle nagu põhjal, et ta ei jõuagi võib-olla sellise nii-öelda väärtuspõhise lähenemiseni. Aga muidugi, see sõltub jälle omavalitsus, võib-olla omavalitsus saadabki täiendkoolitustele oma inimesi, aga ja tegelikult see olukord ju on ikkagist paranemas ja meie silmaring avaneb ja meil on väga palju positiivseid näiteid, millelt nagu õppida. Aga endiselt ma arvan, et ka Muinsuskaitseametil on suur roll suunata kohalikke omavalitsusi, lisaks erinevad võib-olla muuseumid. Et ega see on meil lahendamatu küsimus, ma arvan. Et siin ei ole nagu ühist vastust, kui me just täna selleni ei jõua. Aga... Äkki jõuame? Jah, aga aitäh Sabina. Ma tõesti ühesõnaga jätaks need küsimused ja arutelu siis teise poolde. Ma luban, et ma teen ise siis lühemalt ja me jõuame veel arutada seda.